Riisib. Juppen puh. Ma ei ole ühtegi komplimenti saanud, et ma olen juuksuris käinud. Jah, ma näen, et sina oled käinud. Aga kus mina käin korra aastas. Ma käin kord 2 nädala tagant. Ma tean, Sul mida sa siis ootad. Sul ei midagi näha. Mul on väga siledad juuksed. Mul on väga hea meel sulle. Oota, kaamera käib või? Jaa. Kas läks käima? Igaks juks vaatan. Mam, paap, normaalne. Jah, käib, kõik on hästi. Mul on väga hea meel, et sa juuksuris käisid, ma käisin ka. Ma tean, ma näen iga kord. Ma just ei viitsi öelda iga 2 nädala tagant. Aga kui mina korra aastas käin, siis ikka keegi aru ei saa, et midagi oleks. Aga tegelikult me ei muutnudki midagi. Ma lihtsalt lasin igast hoolduseid teha, et juuksed oleks lihtsalt siledad. Ma käisin salaja kuskil ja siis eeldab, et kõik tehakse, et ma käisin seal. Jaa. Tere, ided reis. Ühesõnaga, meil oli sünnipäev. Jah, palju õnne. Palju õnne, aasta aega on täis saanud. Ja kõige tuusem oli see, et Vahur tegi kooki, ostis küünlad, värgid ja mitte keegi külla ei tulnud. Kui ma helistasin, et ma nüüd olen lõpetanud, et ma tulen, siis mulle põhimõtteliselt öeldi, et ära tule. Nii et... Mul oli pool kooki söödud selleks ajaks. No, ja kes siin nagu siis vastutab selle eest? Ei, tegelikult oleks pidanud ikkagi Ühesõnaga, meie sünnipäeva puhul sai Vahur üksinda kodus kooki ja mina olin juuksuris. Ja see oli 24. veebruar, mis oli tegelikult siis väga mitmetähenduslik Eesti sünnipäev, meie sünnipäev, sõja sünnipäev ja kindlasti oli kellelgi veel sünnipäev, nii et palju õnne kõigile, palju õnne Eestile, palju õnne Ukrainale, palju õnne Putinile ja kõigile, kes tähistasid meiega siis seda ilusat päeva. Jah, ja loosimäng käib. Jah, et kui sünnipäeval tavaliselt saab sünnipäevalaps kinke, siis meie oma sünnipäeva puhul teeme teile kinke. Ja ma olen juba saanud päris mitu kirja, et palju merch maksab. Ja ma olen hetkel nagu vastan niimoodi, et hetkel veel müügis ei ole midagi. Tõenäoliselt võib-olla ei tulegi, aga vaat selle asja mõte ongi see, et see on eriline. Limited edition. Jah, täpselt. Kui sa tahad seda pudelit osta, tahad oma logo peale panna, siis sa pead pöörduma ettevõttesse nimega Roi. Roi. Jah, et seal on tehtud meie seekordne merch siis. Ei, mul korra oli mõte küll, et viskaks mingi odava veebipoe, paneks kõik asjad üles ja saadud tulu läheks hea tegevuseks. Aga see võtab aega. Nii et praegu me ei müü kellegile midagi, aga me loosime lausa 3 komplekti merchi välja. Nii et kes ikkagi väga tahab ja on enesekindel, et tal on võimalus võita, siis ei no, kui sa tahad võita, siis mine otsi hästi palju inimesi, kelle sa siis tood mängu ja tood kuulama ja siis su võiduvõimalus suureneb ju. Igale poole. Ma tahtsin veel täpsustuseks öelda, et me loosime välja YouTube'ist ühe võitja, Spotify'st ühe võitja ja Instagram'ist ühe võitja. Jah, aga mina ei tea, kuidas sa tahtsid seda Spotify'sse ja YouTube'i nagu jagada või panna. Ei, sinna ei saagi jagada, aga lihtsalt, et jah. Aga siis sa pead ise vaatama. Miks ma pean sinna jagama? Sinna ei pea midagi jagama. Aga kuidas sa seal loosid siis? Me võtame sealsete subscriberite seast ühe. Okei. Ühesõnaga, jah, mina sain lihtsalt ülesand, et mina pean siin loosimängu kokku panema. Ma ei saanud päris täpselt aru, kuidas sa mõtlesid seda. Tegelikult ma rääkisin kõik ja mul hästi kõik ära, aga vahet ei ole, praegu on kõik hästi. Ära pabista. Selles suhtes. Kui keegi tunneb, et teda pärast valesti koheldi, siis võime talle öelda. Siis kirjutage otse, kui te tunnete, et keegi on ülekohut saanud teha. Et ülekohu meile ei meeldi, mulle üldse ei meeldi ja leiame siis lahenduse, kui keegi tunneb, et me oleme talle liiga teinud, sest me tegelikult kellelegi liiga teha ei taha. Aga veel ei saa osta midagi, aga võib-olla tulevikus saab heategevuslikul eesmärgil.
mina ei tahaks müüa nii, et ma teeniks kasumit selle pealt. Jah. Sest raha nimel me pole seda asja kunagi teinud. Kui me seda teeme, siis see rikub selle asja ära. Ühesõnaga, sünnipäev oli. Milline on sellest 50, ütleme siis 54-st kõige meeldejäävam osa sinu jaoks? See on hea küsimus, sellepärast, et meil on väga palju väga häid osasid olnud, mis on väga läinud nagu hinge. Mingid sellised paremad teemad. On olnud osasid, mis nagu nii palju ei puuduta, mis me lihtsalt, teeme lihtsalt ära vaata ruttu on ja mingisugune siuke pealiskaudsam võib-olla teema. Aga ma ei teagi. Ma arvan, et mul on mingi 10 sellist, mis on nagu eriliselt head olnud minu arust. Too üks välja. No tegelikult mulle väga meeldis mu isaga viimane episood. Okei. Et see oli selline minu jaoks väga eriline. Ja väga populaarne oli muidugi Albaania episood. Mulle meeldis see väga. Saad aru, kui ükskõik kellega rääkida ja nad ütlevad, et ei, ma pole kõiki osasid kuulnud, et ma mingit paari olen, et seda Albaania oma. Et nagu seda ma arvan, kui keegi on kuulanud mingi ühe episoodi meie podcastis, siis tavaliselt on see või mingi paar näiteks, aga nagu see tuuakse kuidagi esile. Et nii tore, et teile väga meeldis kuulata, kuidas kellelgi väga perse midagi läks. Aga see tõesti oli nagu tore jagada ka. Ja mulle lihtsalt meeldib see sellepärast, et ma teadsin seda kõik ette. Jah. Vahest on ka vahur kõike teadev. Tuleviku ennustab nõid. Okei, ma tahtsin veel mingeid asju. Aga mis sinu lemmik? Ma arvan, mul ongi kas see Albaania või siis Ulaka kaulitari osa mulle meeldis. Vana värk, see kepevend. Ja tegelikult Ermi osa, mis on ka väga populaarne. See oli juba uus, vaata kui pikaks see läks ja seal salongis. Sellest Ermi osast saab ka aru, mis tunne on Ermi juures pildil käia, et see venib, aga saas jutt käib kogu aeg. See on nagu hea seks, et ei tahagi nagu lõpetada, vaata. Et tahaks, et see kestaks. Tahaks ainult sõlme peale tõmmata korraks. Jah. Minul tuli hea lause viimasest hotellipuhkusest, et õhtu oli normaalne, kui naisel olid mahlad väljas nagu Mossel Saaremaa-rallil. Jah, siis on korda läinud, on ju? Siis on korda läinud. Kui seda ei ole, siis tuleb uuesti proovida. Et jah, mahlad peavad väljas olema, muidu ei ole nagu hästi läinud. Ühesõnaga, sinu tagantjärgi see valentinipäeva tähistamine oli ka edukas, nagu me aru saame. Mõnus. Peab olema mõnus. Sa teed selle asja nii edukaks, kui sa ise seda tahad teha. Kui palju sa effortit sisse paned, siis nii palju ka sa nagu vastu saada. See oli väga hästi ja peale seda ka praegu on natukene segasemad nädalad olnud ja nüüd tahaks ennem suurema hooaja algust natukene mingid muutused teha treeningus ja toidus ja siis minna sealt edasi. Aga jah, aasta ikkagist, ma räägin, et ikkagi see sünnipäeva värk, et see sai päris kiirelt täis. Ja mulle meeldib, et me oleme ikkagi oma sõna pidanud ja iga pühapäev pannud episoodi välja. Isegi kui see on tähendanud meie jaoks seda, et me oleme mõnikord nagu 3 episoodi ühe päeva jooksul teinud. See ei ole tegelikult hea, aga ikkagi me oleme hoidnud oma sõna ja iga pühapäev on ilusti nagu kellavärk. On olnud paar korda, et on tulnud Süti hiljem. Kas minu meelest, kas ühe korra oleme pannud esmaspäeval, ei ole või? Kogemata alguses vist. Võimalik jah, aga muidu on jah, me oleme hoidnud täpselt seda, mida me oleme teile lubanud, isegi kui see on olnud väga raske vahepeal kuidagi nagu manageerida, aga jah.
kohati on, aga ma räägingi, et jah, siit on päris palju tulnud head ja tuleb veel. Ma eile panin, mis päeval iganes siis episood oli, tuleb ühesõnaga üks päev panin, et minu aasta siis kõige nagu lemmikum projekt tegelikult oli selle podcastiga alustamine ja et kui palju see on mind ennast inimesena edasi viinud ja tegelikult aidanud mul läbi meie nagu vestluse siin kaamera ees tegelikult mul ka enda sisse vaadata ja ma usun, et sul samamoodi, et kui palju sa oled ennast õppinud rohkem tundma läbi selle, et me siin tegelikult nagu jagame, on ja. Avada ennast. Vaata, ma kunagi ütlesin ka, et kui mu käest küsiti, et kas sa jõuad nii palju teitimas käia, vaata, Tinderi otsa. Siis ma ütlesin, et ma õpin sellega, kui sa pead kogu aeg võõrale inimesele ennast tutvustama. Mingi 3-4 korda nädalas. Ja saad sa aru, sa siis pane ju seda ühte sama teksti kogu aeg ja siis tulebki. Ja siis ma ütlesin, et ma õpin ennast ise tundma rohkem uute inimestega tutvumisel. On ja. Kuidas ennast presenteerima pead igale inimesele, sa ei ütle kohe, et ma olen mingisugune vajoodik või kõrdi põrsas perse peal tataveeritud igast välja teinud. Nojah, aga see on ikkagi selline pigem ju pinnapealsem, vaata, et kui sa nagu saad inimesega tuttavaks, sa ei kisu kohe oma kõiki mingeid sügavamaid, ma ei tea, traumasid välja. Okei. Minul ikkagi võtab see nagu natuke aega, et ei, tegelikult ikka muidugi valid. Siin me ikkagi tõmbame päris nagu seibideks kohati need asjad. On olnud päris huvitavaid, ma isegi ei taha siin meenutada, aga päris huvitavaid asju, mis on siit välja tulnud enda kohta ja pärast ju iga kord, kui lindistada ära, siis nagu ma kuulen, mina olen ju alati kõige esimene inimene, kes kuuleb. Ja sina kuuled ju enne mind ka. Ma kuulen selle kõige esimesena ära, siis ma alati nagu jään nagu mõtlema mingiks ajaks, kas see nüüd oli okei või värki. Aga üles läheb anyway, et me ei tee mitte mingit katte ega asju. Okei, vahest kui mingid asju, mingi tehniline apsakas on olnud, siis oleme kattinud. Ja siis just täna oli jutuks, et päris palju on igast podcast'e tulnud, et keda sa arvad, et on kõige suurem konkurent. Ma ütlesin, et meil ei ole konkurente nagu. Et esiteks see formaat juba formaat see, et 2 eksi siin niimoodi toredalt koos on ja räägivad mitte just kõige lihtsamatel teemadel. Meie see teemade ring on mitte väga kitsas. Bikini fitnessist triatlonini. Ja üldse mitte vahepeal spordist, pigem muudest asjadest ka. Me võime terve Mendelejevi tabeli läbi võtta. Aga see ei ole midagi uhkustamist, aga uhkustamist on see, et vaikselt saab täis rohkem karsklusaastasi kui neid jooma-aastaid elust, mis on nagu äge ja kui palju parem või parem, ma veel siiamaani straglin nende jooma tagajärgedega. Jaa, päris haige nagu, et sellega läheb ikka nii kaua aega, kuidas see oma süsteem ikkagi täitsa nagu vabaks saada, et 10 aastat, 10+ aastat ja ikka ma tunnen veel, et mul on mingid jamasid sees. Siis see teema ja mis ma veel tahtsin öelda? Meil tulevad siin uued sportlikud eesmärgid peale. Sul või? Minul ka, jaa. Oota, ma saadan ühe teavituse. Ma Okei, kui sa pead tööd kiirele küsimusele lihtsalt. Nii, korras. Keegi klientidest küsib, kas ta võib tatartriisi asemel süüa? Ei, mul pidi homme massaaž olema, aga ma andsin oma aja edasi inimesele, kes seda vajab rohkem kui mina praegu. Ma lihtsalt saatsin talle aadressi ja kuhu ta peab minema. Et uued sportlikud eesmärgid on meil teemaks. Kas me alustame nendest rääkimist või me räägime
võtame enne selle õhtusaate näiteks. Pean natuke koguma ennast veel. Ühesõnaga jaa, Ammonia käis õhtusaates see nädal. Ja, Mina praegusel hetkel ei ole veel seda näinud. Väga hea. Väga hea. Ühesõnaga... Mul televiisor puudub ja eile ma olin veits juba unelesse soikumas selle. Mina lausa käisin teleka puldile uusi patareisi ostmas, et seda vaadata, sest muidu ma digiboksi vaata. Mulle see digiboksi pult oli kuskil kapi põhjas, ma ei kasuta seda ka. Aga ja ma väga tahtsin seda ikkagi näha kohe, kui see tuleb. Nii, aga miks see hea on, et ma ei ole näinud seda? No sest ma ikkagi lootsin, et tuleb üleriigiline elektrikatkestus ja mitte keegi ei näe seda. Et ma väga pabistasin, aga tegelikult kui ma seda eile vaatasin, siis mul ei olnudki ühtegi sellist hetke, kus ma oleks nagu, miks ma nii ütlesin, et midagi oleks nagu pahasti läinud. Aga ma istusin sinna maha ja mu peas oli üks lause ja selleks oli mina juhin vestlust. Ma kogu aeg mõtlesin, mina juhin seda vestlust, et ma nagu kartsin, et nad suunavad mind kuskile küsimustele või teemadele, millest ma võib-olla ei tahaks nagu üldse rääkida. Või et mis ained panid siis või mingi midagi siukest vaata. Ei no see ei ole mingi õllekööt. No jah, aga nad ikkagi suhteliselt positiivselt, eks nad ikka natukene, et mis on siis need mingid olukorrad, kus nii ja naa on ja et ma midagi nagu ütlesin, aga siis ma olin see, et aga tegelikult ma isegi nagu ei mäleta vaata väga on ja. Ja üks asi, mis ma ei tahtnud öelda, oli siis see, et mis mu nimi oli enne, et seda ma ka ei andnud, seda ma olin nagu, kõik teavad nagu. See ei tea kõik ja ei peagi teadma. Okay. Ei peagi teadma, las olla, seda inimest tegelikult ei ole täna enam, et milleks me räägime sellest. Surnu nime suhu ei võeta ju, või kuidas öeldakse? Ma ei tea, ikka võetakse. No. Okei. Vahetan, et ma ei peedista sind ise, sa tahad nii, siis see on sinu soov ja see taht. Aga kaua see kestis seal siis? No eks ma vaatan. Ütlesid 12 minutit, aga minu jaoks tuli nagu mingi minut tundus. Kui see... Ega keegi midagi halba ju ei ole rääkinud. Ei, tagasiside on ainult väga positiivne ja ennist isegi kirjutas mulle üks naine, see oli päris armas kiri, ma loen selle lihtsalt ette. Et kindlasti väga palju kirja tulnud, aga pean ka ikka kirjutama, kogu aeg vaadanud, et oled nii tubli ja õhtusaadet vaadates hakkasin lausa nutma, kuigi mul endal pole sellist sõltuvust kunagi olnud, aga millegipärast see nii läks hinge. Oled ikka super tubli ja jaksu sulle. Väga armas. Ja pluss väga palju muud inimesed, ma sain mingid mitmeminutisi voice, kus inimesed väga liigutatud, et ma üldse nagu julgesin veel kord selle teema üles nagu tuua, aga ma otsustasin, et see oli ka viimane kord, kui ma niimoodi avalikult seda tahan arutada, et üks minu jaoks veel väga hirmus koht oli see, mida ütleb selle kohta mu ema. Sest et ma tean, et temale ei meeldi, kui ma räägin nendel teemadel. No tema jaoks on see veits häbi võib-olla ja värki, aga milleks? Jah, ma tean, et mu ema ka kuulab seda episoodi praegu, et me just kui võime siin natukene talle anda siis teist perspektiivi. Et kuigi kui ma temaga räägin, siis ta ära võib-olla mõistab mind rohkem kui varem. Et ma suudan ära argumenteerida piisavalt hästi oma vaated ja ma rõhun ka sellele, et me olemegi erinevad inimesed ja me ei peagi olema igal asjal ühel arvamusel. Et see ei pea meid nagu eraldama. Me saame koeksisteerida nii, et meil on erinevad vaated. Ja me peamegi, sest et sa oled minu ema ja ma olen sinu tütar. Et me ei saa üksteist nagu... See on asi, millele peab täiega rõhuma, sest et siin praeguses üldse maailma pildis ongi see, et me ei klapi mingites vaadetes. Kohe. Me ei tohi üldse, see on nagu ma räägin, et mul nagu nii paljud inimestega kontakte on, kellega päris mitmed asjad ei klapi, aga ma tean, et tas on võib-olla mingi hea huumorsoon, mingid asjad, vahet ei ole, sa saad taga läbi ikkagi. See, et vanemaga sa oled kasvanud kuskil oma suunda, sa oled oma raja leidnud, kui asjad ei klapi, siis
vahet seal on, aga sa ei saa fakti muuta, nagu sa ei saa ka oma sugu muuta. Et sa oled oma vanema laps ja nii on. Ja noh, ongi, võib-olla tema võtab seda, et ta kardab, et ta on vanemana teinud midagi valesti, et minul oli selline See on sinu valik. käik. No see ei olnud võib-olla valik, sest ma olin väga noor. Ma ei teadnud ju tegelikult, mis on õige, mis on vale, aga ma olen nagu ma olen olnud, on ju, ma ei olnud kerge laps, keda kindlasti kasvatada ja tal ei olnud sellise asjaga kokkupuudet. Ta ei osanud midagi võib-olla teha, ta ei teadnudki palju üldse, mis toimub. No nagu ma ütlen, eriti selle aja lapsevanematel ei olnud absoluutselt mingisugust handbook'i. Ja tänu sellele, et me oleme sellest läbi tulnud ja sellest räägime, siis võib-olla mingid lapsevanemad saavad mingisuguse handbook'i, kes ei ole ise sellesse probleemi saavad kuskil teada, see inimene oli mingi, kuidas see juhtus ja kust, miks asjad hakkas tulema. Et ma ütlen ausalt, kui minul oleks nagu ikkagi olnud seal korralikud vanemad kodus ja olekski normaalselt tohlakad saanud peale esimest korda. Siis sa ilmselt ei oleks või peale teist korda, ma arvan, kindlasti ei oleks. Aga sa ei tea seda täna. Sa võid nii praegu mõelda, aga sa tegelikult ei tea. Minu jaoks võib-olla, ma olen mõelnud, et minu jaoks oligi mingi pidutsemine, oligi ju see kodust tulenemise nagu. No sa võid praegu nii mõelda, aga tegelikult sa ei tea seda. Ei tea. Sest et minul oli mu vanemad on väga normaalsed inimesed. Nad ei ole joodikud, nad ei ole narkomaanid. Ma ei saanud kuradi, ma ei tea, peksa kodus on ja mind ei väärkoheldud, mind ei ole keegi seksuaalselt ära kasutanud ja ikka mul läks perse. Mitte keegi, nad ei ole selles absoluutselt mingit rolli mänginud. No sa ei tea, jah, ega see absoluutselt, sellel ei ole mingisugust blueprinti nii-öelda nagu öeldakse, et kuidas see juhtub, satud kuskile valesse seltskonda, oled upset, ma ei tea, mille pärast mingi laps võib tänapäeval upset olla, ma ei tea, sotsiaalmeedia. Mul on üks teooria veel. Ma arvan, et sõltlastel on midagi ajukeemias natukene ikkagi teistmoodi, et kas on siis see dopamiini vajadus või mingisuguse asja nagu otsimine, mingi tühimiku täitmine, mingi üks asi veel, mis ma ütlen, et sa oled liiga võib-olla tundlik maailma suhtes ja see tõmbab sind nagu allapoole. Sest muidu sa tunned kõiki asju liiga intensiivselt. Jaa, minu arust ongi siin kohas see, et suht sellises nooruki heas hakata juba lapsevanemana suunama siis last võimalikult tervise suhkur, mis on väga palju pärsib meie hormonaaltaset, sealt tekivadki sõltuvused, ärevushäired, keskendumisehäired, kõik asjad tulevad sealt, aga kui sa juba suht varajases peale hakkad niimoodi, et okei, vahetame nagu magusad asjad ainult puuviljade vastu, sööme normaalset toitu, teeme sporti, liigume, siis on neid asju palju vähem, sest et meil ei olnud kunagi neid haigused, mis tänapäeval meil on ja neid nii suuri probleeme, sellepärast, et hommikul päike tõusis, me läksime metsa, tulime tagasi ja liikusime terve päeva, sõime normaalset toitu, jõime laudast otse piima, mis tänapäeval keegi võtab ühe tilga suu sisse ja siis lendab õhku kohe. Aga vaat kõikide minu see ajukeemia ja sõltuvustega kokku käib hormonaaltalitus ja kõikide nende rämpstoitude asjadega see läheb paigast ära. Vaktsiinide ja ravimite ja kõigega. Jah. Nii on. Võib-olla tõesti. Ma ei tea. Seal on palju faktoreid, mis võivad seda suunda vaata kõigutada. Ja keegi ei ole midagi valesti teinud. Tahame siin kohe öelda. Ja, täpselt. Ma arvan, et minu vanemad ei teinud ka mitte midagi valesti. Kindlasti mitte nagu teadlikult valesti või tahtlikult valesti. Ja. Et ajad olid teised
ja lohutan ennast sellega, et ilmselt nende lapsepõlv oli veel hullem ja nad isegi juba nagu On tegid improvement'e, mis nad suutsid, onju. Et sinu asi on täna siis olla see järgmine generatsioon veel paremat improvement'i, onju. Vot nii, aga ühesõnaga ma ei tahtnud sinna saatesse tegelikult alguses minna, mu esimene vastus oli ei, aga meediainimesed tead ikka, Krista Lensin on väga osav manipuleerija, seda ma ütlen ainult heas võtmes, et kui ma temaga telefoni otsas olin, siis alguses ma olin nagu kõne lõpus ma ütlesin, no tere, millal ma tulen siis et jah. No seda on vaja, sellest on vaja rääkida, seda on vaja näidata ja ma lihtsalt tunnen, et ma ei taha ennast täna enam defineerida läbi sõltlase. Aga sa oled seda nagunii. Ma tean, aga ma ei taha, et see on seal nagu minu CV mingi top 3. Ma tean, et ma olen seda, aga äkki ma ei peaks seda täna enam nii palju vaata rõhutama. See on elu lõpuni, see on fakt. No ma olen kogu aeg öelnud, et nagu sa pead enda peas peab see olema selge, et jah, see on nii ja näiteks ka see, et olid kunagi paks, olid paks, hakkasid normaalseks. See ei ole mingisugune progress, mille eest peaks veel medalit saama, et sa hakkaksid normaalseks inimeseks. Joodikust hakkasid normaalseks inimeseks, okei, väga hea, mis sa nüüd normaalsena teed. See on see, mis väärib. Kus me siit nüüd edasi veel lähme, on ja. Et ma olen ammu üritanud nagu, ma olen väga vähe, mul ei olegi muidugi pilte ega asju, nagu postitusi, et milline ma mingi joodikuna olin, milline paksuna on ja, et see on kõik möödanik. Ma tean, et see oli, kui vaja, siis ma ütlen, et jaa, oli, miks ma ei taha praegu ühtegi narkootikumi alkoholi suu võtta, sest et ma olen alkohoolik, ütleme niimoodi. Peamiselt ikkagi alkohoolik, sest et narkootikumid lihtsalt oma elust välja võida oli nagu lihtne, aga see alkohol, tere see kättesaadavus on lihtsalt nii ja no poh, 10 vintsa poodi. Mingi, ma ei tea, õlle. Jah, selles suhtes me oleme hästi vastupidised selle koha pealt küll, et mul oli alkoholist suht kama 2. Andke mulle lihtsalt narkootikume. Et ma olin nagu see vend, et kui mul oli valida, ma pigem oli see, et okei, ma siis joon, kui ma ei saanud midagi. Aga alati, kui mul oli valik, siis ma nagu võtsin selle ja pigem ei joonud üldse. Sest minu mõnest ka see eriti psühhotroopsed narkootikumid koos alkoholiga, siis mul läks nagu käest ära väga. Aga ainult narkot teha, väga hea. Algs juua, väga halb. No, jah. Sorry. Aga vahest. Aga noh, minul läks kõik segamini. Üldiselt oli niimoodi, et ma vaata, sa tead ka, sa oled näinud mind ju vaata joomas. Ma joon mingi ajani on nagu kõik väga hästi ja siis läheb nagu lappama. See on see hetk, kus mul oleks vaja olnud midagi peale teha, siis ma rahunen maha tagasi ja siis saab jälle uuesti hakata vaikselt tõusma. Aga see selleks, jah, see on, ma arvan, me teeme lihtsalt mingid teatud osasid kindlasti kunagi veel, kus me räägime sellest. Ma tahtsin öelda selle eelmise nädala episoodi jätkuks, et meil tuli üks inimene jutuks, kellega teie tõite mulle välja, et ma ei ole suhelnud. Me saame nüüd siis kokku, ma kirjutasin talle ja ma olin tegelikult täna 2 tundi teraapias ja ma rääkisin ka sellest inimesest natukene ja et miks me jõudsime sinna, et mis oli see tegelik põhjus, miks ma temaga suhtlemise lõpetasin. Ja kuidas see täna mind nagu mõjutab ja mida see tegelikult minu elus veel on nagu tagasi hoidnud, millega ma võib-olla oleks, ühesõnaga, et ma olen ka selle ringi nüüd siis lõpetan ära sellega, et ma võtsin temaga ühendust, ma saan temaga kokku, me räägime tagantjärgi asjad nagu selgeks, et mis mina siis tol hetkel tegin, ma nagu põgenesin probleemi eest, mis tegelikult oleks pidanud rääkima, aga ma lihtsalt katkestasin vaata kõik suhtluse ära, mis on väga vale.
et ärge ghostige inimesi alati, rääkige pigem nagu probleemist ja lahendage need asjad ära. Et ärge pange pead liiva alla ja ärge pange, oodake, kuni tolm jälle setib ja siis et jah, see lihtsalt pärast võib mitu aastat vinduda sees. See kõik nende asjade alla neelamine. Meeste puhul tean ju omast käest. Mängid seda kõva venda. Neelad alla neid traumasid nii-öelda. Tegelikult meestele teevad väga paljud asjad nagu haiget. aga nad ei räägi nendest. Ja noh, mingid ütlemised või sõbrad teevad mingit nalja. Tegelikult mingil määral need kogunevad täiega sisse. Mäletan, kui ma sinuga kunagi tuttavaks sain ja siis sul üks sõber, kellega sa siis ja tead, isegi mina olin mingitel hetkedel, et kuidas ta käitub sinuga ja sa nagu sa tegid selle üle pigem nagu nalja, aga mul oli ka nagu ma küll ei tahaks, et keegi oleks nagu nii munn minuga. Ja neid inimesi on päris aga kas see on tegelikult sulle haiget teinud? Alguses küll, aga lõpus ühel hetkel harjusin ära. Ühel hetkel oli see, et kui sa nagu psühholoogia ja kõige sellega hakkad nagu ennast kurssi viima, siis saadki aru, kui sa ennast piisavalt hästi arendad vaimsel tasandil, siis ikka sa hakkad aru saama, miks inimesed mingeid asju teevad. Ja kui sa saad aru, et kui mingi inimene teeb sinu suunas mingeid asju, tahab sulle nagu haiget ja halba teha, siis sa vaatad, et putsid on endal palju hullem. Ja kui ma saan sellest haiget, siis nagu ma veel rohkem annan, kui ma ei anna sellest midagi. Et see olegi personaalselt, see on nagu sinu vastu mingi vaid tegelikult sellel inimesele endal on sees nagu väga halb. Ja, see on hea vaatenurk. Ta on tegelenud endaga, ja need naljad on ikka jäänud, aga need ei lähe nagu väga korda. Kui mingi võõras inimene nendega kaasa läheb, siis see läheb korda. Aga üldiselt ma teen enda üle nalja väga palju ja minu üle tehtavad naljad on täiesti nagu teema, täiesti pohhu. Aga noh, aga ma tean ka, et kui kuskilt läheb üle piiri, siis ma ütlen kohe mingi päris valusasti vastu. Aga sa oled ise võib-olla veits samasugune ka, sest et minu üle ei tee keegi väga niimoodi nalja. Kui mina? Kui ainult sina. Ja, et sa oled ise ka veits siuke vastik. Et sa võid olla ikka nagu... Ja kuidas ma saan siis kellegi teise nagu... No jah, aga ma mõtlengi, et ma ei tea, mitte et ma ei laseks endaga niimoodi käituda, aga mul lihtsalt ei ole teisi inimesi sellised, kes oleks nagu teeks niimoodi. Vaata, minu huumorisoon ongi nagu natuke teistmoodi. Natukene väärastunud. Natuke pangi puid alla, aga inimesed saavad seal pingil päris hästi aru. Minu sellest saab aru, kui mitte sükest väga halvustavat nalja, aga nagu sükest, nagu see on nagu kerge. Noh. Jah, okei. Et siuke väike puude allapanek on minu süke peamine nalja asi. Aga muud nalja ka ikkagi tuleb päris palju. Seda tobedat nalja. Kus me teemaga üldse olime? Mul oleks täitsa järg kuidagi käest ära. Rääksime sellest saatest ja... Okei, ühesõnaga selleks, kes vaatas, ma loodan, et saite nagu midagi, et teile meeldis, õppisite. Lõpus ma mõtlesin ka, et ma hakkan nutma, ja siis õnneks oligi suht nagu tuli juba see viimane küsimus kätte ja sain nagu rahu sellest. Aga jah, võib-olla oli see, et ma ei tahtnud midagi valesti öelda ja ma ei tahtnud midagi ütlemata, et mis ma nagu eile jagasin siin ka, et lihtsalt kuidagi tundus, et see ongi pressitud nagu nii kokku see mingi väga palju küsimusi, mis mulle nagu saadeti ja kogu see nagu tekst iseenesest oli nii pikk, et ma mõtlesingi, et okei, ja meil on aega 12 minutit, et me ei jõua ju kõik rääkida, et ma pean väga kiiresti rääkima või siis nagu ikkagi selekteerima, et mida ma nagu vastan, on ja. Et ma ei saa seal mingi küsimus, tavai, mul on nüüd 3 asja selle küsimuse peale öelda, et kõigepealt on nii ja siis ma ütlen veel nii ja siis naa, on ja, et ma tegelikult sain nagu põhimõtteliselt ühe lausega vastata kõikidele asjadele. Ja kuidas sa siis valid selle ühe õige lause? Et see kõik oli minu jaoks selline väga nagu... See oli päris pingeline. Jah. Aga tehtud sai, toreda oli, kõik see midagi ütlemata jäänud, midagi
üle vist ei öelnud, ma ei tea, eks ma vaatan järgi selle. Ja siis saame juba omavahel seda tagasiside lehte täita. Saadad selle voice'i. Ma ei usu. Tuleb taevas appi. Ma ei usu. Ma arvan, et sa ütled, et kuule väga hea. Ma arvan ka. Ma arvan, et sellest õhtusaatest ja vanast elust võiks nagu praeguseks tõmbame tõmbame kokku. joone alla. Aga ma tahaks rääkida nüüd, mis tulevik toob. Sest et see on natuke tulevik on helge ju, vaata. Kevad on kohe-kohe koputamas, lumi sulab, mingid huvitavad linnud laulavad juba metsas, et on nagu siukest seda vaibi. Karud on kohe-kohe koopast välja tulemas, asale jalutamas ja teate ise ka, mida nad seal tegema hakkavad. Aga meil siin ju toimub ka igasuguseid plaanimuutusi. Ja see on ju osa nagu elust või enesearengust, et elus on etapid ja paratamatult need etapid võivad saada ühel hetkel läbi. Ja ega me kunagi lõpuni välja ei teagi, kas nad tegelikult läbi said. Ja täpselt. Ühesõnaga jah, ma arvan, et ma olen midagi vaata öelnud, et ma ei võistle fitnessis. Kas ma üldse kunagi enam tahan või ei tea seda täna. Aga ma ei tea, kas ma tahan sellest rääkida, et ma seal Narvas kirikus käisin. Nüüd sa juba räägid sellest. Jah. Me käisime kõik koos ka kirikus. Me käisime kõik koos ka, mitte me kõik koos käisime, aga me käisime 3 kirikus. Mina, Vahur ja Vahuri naine pühapäeval jumalateenistusel, et ma olen olnud pigem eluaeg ateist või ebausklik. Ma olen küll öelda, et Jumal hoiab, Jumal kannab, on ja, aga pigem on see olnud see kõrgema jõu mõiste minu jaoks eelnevalt. Ja mis on ka mind ärritanud, on see, et kui ma hakkasin näiteks seda programmi tegema 12 sammu, siis hästi palju mainiti seda, et nad on nagu mittereligioosne programm, aga samas Jumala nimi käis igalt poolt läbi ja see mind ärritas. Et miks, mulle ei meeldinud see tunne, et ma justkui sunnitakse nagu mingit usku peale. See on päris paljudel. See võib siuke pealetükkiv olla, aga mina ka ju olen päris erinevates nagu käinud ikkagi aeg-ajalt korra piilun sisse ja kõiksugused Mel Gibsoni tehtud Jumala filmid kõik on vaadatud ja mina tunnen ka seda, et ma tahaks uskuda nii, et nagu mina seda tahan teha, mitte nii, et ma pean käima nagu keegi on ees ja käib, on ju. Kes ütleb, et ma pean nii olema. Et lihtsalt ma tahan võtta sealt need head asjad või selle käitumismeeri ja selle lihtsalt see, et sa usudki kuskile poole. Keegi on sust kõrgem, see teeb sind humble'iks ja nii on. Ma arvan, et sul on samamoodi, et sa ei taha seda mingit teatud kirja järgi käia, skripti järgi, aga sa tahad midagi teha. Ma läksin sinna kirikusse Narva ja ma olin täiesti mind blown, sest ma olin sattunud täpselt sellisel päeval, kus siis räägiti seda ambitsioonide. Vaata, ma sulle rääkisin ka, et ma istusin seal ja mõtlesin, et nagu täitsa perses, kas te teadsite, et ma tulen täna või? Et te teadsite, mis mu elus nagu toimub. Ja see kõik lihtsalt kõnetas mind ja tegelikult sellel päeval ma ju tegin oma otsuse juba ära. Et ma olen chasing asja, mis ei ole kunagi minu ja mis ei saa kunagi minuks. Et see fitness ongi olnud see koht, kuhu ma tegelikult olen saanud enda sõltuvuse suunata. Sest et see on nii haige sport, kus sa oled nagu nii all in ja sa paned ikka nii retsi seal. Ta on nii ekstreemsustesse. Aga see sobis, see oligi minu see, kuhu ma sain panna oma kõige selle obsessiivsuse. Saad aru? Ja
ma saan aru, et see vale koht, kuhu ma olen üritanud. ei, for fun on kõik tore ja ilus ja kena on ju, aga justkui see, et see aja raiskamine sinna ja energia raiskamine. Ka natuke tervise raiskamine. Kindlasti see ei ole tervisesport. See on selles suhtes, et see on kõige brutaalsem, mis nagu ma olen nagu kogu aeg öelnud, et see ei ole nagu mina silmis, see ei ole kunagi see 10 aastat, mis ma seal kuskil igatepidi tegelenud, ei ole nagu sporti on ju, aga ma pean lugu nendest inimestest lihtsalt, kes suudavad nagu kogu selle värgi kokku panna on ju, sest see on nagu räme nagu piin on ju. Noh, nüüd on need nagu laste kategooriad nagu lihtsamaks läinud, nagu kujutad ette see 120 kilo suur mees peab ennast nagu vaata kui fucking kuivaks ajama, kui vastik tal tegelikult olla on. Kui palju ta ennast piirama peab, see on imetlusväärne. Ja imetlusväärne on see, et ta teeb nii palju, näeb vaeva ainult selle nimel, et seista mingi lava peal veidras positsioonis. Ma näen kuude kaupa vaeva sellepärast, et joosta see maraton kiiremini ära on ju. Mis on nagu jällegi see mõõdetav asi või nagu mingi, see jääb mulle nagu. Number. jah, siin ei ole nagu vaidluskohta, et jah, see ongi ja mu pingutuse aste ongi täpselt see, kell läheb kinni, see ongi see, mida ma olen teinud on ju. Noh, nüüd mul 3 ala ka veel on, et seal on seda nii palju on ju. Aga jah, et see on nagu siuke natuke veider ja ma arvan, et sul sai ka natuke kõht täis sellest. jah, et see nagu elustiili mõttes on väga äge ja kõik see on ja aga jah, lihtsalt, et ma jõudsin ka aru saama, et ma tahan teha midagi muud, kus on minu sisse pandud töö mõõdetav nagu numbrites. Mitte, et keegi vaatab peale ja ütleb, et noh, olgem ausad, ma olen üritanud ennast ju tegelikult mahutada kuhugi, kus ma pean pidurit panema. Saad aru, et ma juba olin nagu välja kasvanud sellest tegelikult, kuhu ma pean mahutama ennast. Ja mulle ei meeldi see, et see sport tähendas minu jaoks juba seda, et ma pean ennast tagasi hoidma, et mahtuda mingitesse raamidesse, mis keegi seal laua taga on öelnud, et mina tahan sind näha sellisena. Aga mis ei ole kunagi selgelt tõlgendatud ka. jah. Ja see võib muutuda aastates, et see aasta me tahame tegelikult veits rohkem sellist. Et mine maha ja too meile nüüd järgmine kord selline, aga siis me enam ei taha sellist. Või noh, ühesõnaga, sa ei tea kunagi seda, et kui sa isegi annad endast kõik, sa teed 100% kõik õigesti ja ka siis ei luba sulle keegi, et sa saad nagu tulemuse. Ja minu geneetika ei ole vastav sellele, kus kategoorias ma võistelda tahan ja kui ma tahaksin siis olla õiges kategoorias, siis mul on tšau. Siis ma olen ei, see ei ole üldse enam okei, selles suhtes, et seal jooksebki tegelikult see piir, kus mida ei tohiks olla, mis võiks nagu olla. Mõtlengi, et tšau, ma ei tahaks nagu teha. See on kohutav, see naistel ei tohiks olla seda. Ja see tšau, ma mõtlen seda, et ma ei tahaks olla rohkem meest meenutav kui naist meenutav lihtsalt. Et... Mida, noh, kui nad teevad selle valiku, jah. Siis on nende valik. Ma ütlengi, et mis ma vaata rääkisime üks kord. Et jah, mõni on nõus maksma pro-kaardi eest oma naiselikkusega. Et mina see ei ole ja nii on. Ühesõnaga see jah, suunamuutustest hakkasime rääkima ja mis me veel suga rääkisime, et tegelikult kuidas nimetasime seda, see periood, et mul on see hooramise periood hakkab nüüd pihta. No sa hakkad nüüd katsuma neid erinevaid, kuidas ma ütlen, sa lähed nagu sinna kombiletti vaata. Ja sa hakkad vaatama neid erinevaid, iga üks on oma ette see värviline ja mis on apukam ja magusam ja... Ja ma võtan nagu korra, panen keele vastu vaata. Kergelt, mis ma panen tagasi. Proovin natuke. Ei noh, sa oled nagu välja öelnud ju ühe asja, üks lubadus on nagu antud. Mis on täispika Ironmani tegemine, aga noh, sellega
ära kiirusta. ei kiirusta. See on mingi 2 aastat kindlalt. Ma tean. Sellepärast ma praegu veel ei kiirustagi, et ma võib-olla tahaks enne mingid teised asjad nagu ära chase ida ja siis selle võtta nagu pensionispordina. Sest ma tean, et ma olen sellises vanus, et ma ei saa selles Ironmanis enam kindlasti nagu tippu. Vanusegrupis kindlasti saad. Saaksin või? Muidugi. Okei, aga ma vaata kaalungi, noh, ma arvan, inimesed on juba aru saanud, et ma kaalun seda tõstmisporti ja ma arvan, et ma oleksin selles päris edukas. Ma tahtsingi täna siin sulle pakkumise teha. No. Kuna sa oled ühte asja veel maininud, mis on ka minu jaoks natuke mõtlen kohe pärast nagu välja, et siuke natukene, kuidas ma nagu jaanitule sport on ja aga mul läheb ka veel aega, mul on oma tunnistused, mis mul on vaja täita siin lähi 1-2 aastat on ja et sa tegele rahulikult tõstmisega 1-2 aastat on ja siis ma vaatasin. Siis me teeme vahetust või? Ei, vahetust ei tee, siis teeme koos vahepeal midagi muud. Haidaksid. Jaa. ja jaanipäeva sporti, sest ma vaatasin neid numbreid seal ja seal ei ole nagu miks ma ütlen, see sport on nii uus ja no sellepärast ma saan aru, miks see üks profitüüp ütles, et millal tema teeb nii kaua, kuni Tourette Haynes tuleb tegema, sest et kui sul on vastupidavus, sul on eelis, seal ei ole jõuga mitte midagi teha, et ma arvan, et ma oleks nagu väga hea selles, sest et mul on jõusaali numbrid triatleetidega võrreldes nagu veits paremad ja samas mul on nagu tegelikult see ka tohu ja ma suudan seal kõrge pulsiga see alla tunni natukene lasta. Et see oleks päris huvitav, et me saaks teha eraldi ja me saaks teha koos ka. Ja, sest mina käisingi välja 3 ala, mis ma ütlesin, et minul on valikus nüüd need 3 ala tõstmine. Ma veel täna ei tea, kas see on siis see jõutõstmine või on siis see olümpia weightlifting on ja, et selle me figure out'ime järgmine nädal. Hyrox teine on valikuvariant, see on nii uus sport, et siin ei ole veel, Eestis eriti, meil on suht üksikud inimesed, kes seda nagu harrastavad. Nüüd on hakatud tegema isegi mingid Hyroxi rühmatreeninguid, MyFitness siis näiteks on ja no nemad peavad kõikide trendidega kõige kiiremini. No jaa, aga ma arvan, et ta on välja arenenud CrossFitist. Aga natukene on seal midagi nagu muudetud on ja ta on veits kergem. Ta on veits kergem, aga rohkem võib-olla ongi sellist aeroobset nagu veel rohkem. CrossFit on võib-olla suurtemate raskustega, aga ikkagi pikalt vaata paned kütet. Vaata, seal on ikkagi see, et seal, ma sain aru, et seal on kogu aeg võrdlemisi üks ja sama. CrossFitis või? Ei, või Hyroxis? Hyroxis on programm on paika pandud. 8 ala, jah. Aga vaata, CrossFitis oli niimoodi, et sa läksid võistlusele kohale, siis sa said aru alles, mida sa tegema pead hakkama. No seda jah, aga et sa pead valmistama, nad vahest selle ujusid isegi, vaat seal on ära uppunud ka inimesi. CrossFitis? Jaa. Sul ujuvad ka või? Nad on pidanud ujuma teatud võistluste. What the fuck? Okei, seda ma ei teadnud. Hyroxis võiks ka ujumine sees olla. Ei ole siis midagi alla. Ühesõnaga, seletame lahti, mis asi on Hyrox. Seal on 8 ala. Ma peast võib-olla ütlen isegi need kõik ära praegu. Seal on skierg, suusaergomeeter, sõudeergomeeter, väljaasted liivakotiga, sled push, sled pull, burpees, jumps, farmer's carry ja wallballid, 8 ala. Ja iga ala vahel sa jooksed siis 1 kilomeetri ja need alad on ka vastavalt siis nagu need skierg ja tavaline erg, mingi distants, väljaasted, mingid meetrid, mingi raskusega, ma ei mäleta täpselt, need sledi kelgu siis tõuked, lükked ka mingi distants, kindla raskusega, meestel suurem raskus, naistel väiksem, prodel suurem, nagu amatööridel väiksem on ja samamoodi wallballid, meestel suurem raskus, naistel väiksem, prodel suurem, amatööridel väiksem. Sellest vist olid korduseid rohkem. Jah, aga kindlasti raskus ka. Ühesõnaga, seal kõik asjad varieerusid aga ma nagu ei tundnud midagi sellist, mis oleks nagu raske. Ma mõtlesin, et okei, et mul läheks mingi paar kuud. Tead, aga me peame pulli tegema. Tead, mis me teeme või? No. Me peame nüüd leidma mingi koha,
kus me saame neid kõiki 8 ala teha. Me teeme endale stationid valmis, aga ma mõtlen, kuidas me realiseerime selle kilomeetri jooksu. Kas siis peab olema see, et meil peab lint olema seal samas, et nii kui ala on tehtud, siis sa vudistad sinna lindile ja jooksed jälle kilta või meil on vaja ikkagi kuskil nagu mingit seda ringi nagu tekitada. Kuidas seal muidu võistlustel on, seal on vist ikkagi tehtud mingi ring? Jah, seal on jah mingid, ma ei tea, mitmesaja meetrised siis need minul ei ole probleemi lindi peal joosta, ma jooksengi kogu aeg lindi peal, aga tegelikult kiiremini saab joosta mitte lindi peal. Ma mõtlengi, et me peame natukene, aga ma väga tahaks proovida. Et okei, see selleks, mis see aeg tuleb, aga et sa teed kõik need asjad nagu järjest ära, täpselt need kordused, vahemaad, kõik on ja, aga leida see koht, kus on see esiteks skijärg. See on juba. Ma ei tea, ei ole väga paljudes. Kõikides saarides on. On või? Okei. Noh, sõudakas, jooksukas, kõik on seda on, vaata, kui läheb kevade poole, siis on nagu lihtsam teha. Aga teeme kokkuleppe, et me peame selle tegema Hyroxi nii-öelda läbi koos. Tavai? Olemas. Päris lahe. Ja ütleme siis 3. ala oligi Ironman, mis jääb siis tavai. Ma ootan su see you at Hyrox. No sinna läheb aega, sellepärast, et mul on ikkagi, ma tahan nagu suured asjad kõigepealt ära teha. Ma lihtsalt vahepeal mõtlesin, et okei, ma ei viitsi sihukeste, noh, minu jaoks on nad nagu jaanipäeva spordid, et need trendid tulevad ja lähevad nagu selles suhtes, et need on siuksed asjad, mis ei jää kunagi püsima. Ei tea, aga CrossFit siiamaani püsib ju. No kui palju, kui suur ta vahepeal oli? Nojah, aga mingid vaata staarid on ikkagi jäänud sinna peale. Võib-olla need ongi, kes lihtsalt, ma tulen proovin. Need on jah, ära vajunud on ja. Kõik, kes on päris pikalt olnud, on kõik bensile läinud ja rohkem pole uusi staare peale tulnud kahjuks. Kui sa vaatad, seal on Netflixi dokumentaale ju nendest vendadest päris palju. Mul pole Netflixi. No võt, kunagi oli. Ühesõnaga, jah, need on sellised asjad, millele ei taha nagu väga palju süveneda, sest et mul on veel paar asja, aga korra võib teha, sest et seal midagi sellist keerulist ei ole, mille ma räägin, et mingi 3-4 kuud valmistad ette ennast selleks ja siis juba liididki seal alla tunni kindlasti, seal ei ole küsimustki. Võib-olla tõesti, ma ei julge täna nagu midagi austas lubada, et ma ei tea veel, aga ma mis ma siis ütlen, mul on järgmine nädal kokku lepitud, ma ei tea, ma võin nendest rääkida ka. Muidugi võid. Et mul on kokku lepitud Eliise Petersoniga siis tõstetrenn ja kes teab, võib-olla Eliise on minu järgmine treener. Et veel siia, aga ma kindlasti tahaks võtta ka mingi kellegi siin Eestis, kes selle Hyroxiga on siis tegelenud ja vaadata väike Hyroxi trenn ka, mingi personaaltrenn. Võib-olla. Mis seal ei ole nagu selles suhtes midagi keerulist, aga keegi kindlasti võiks. Eks me vaatame, võib-olla tuleb keegi räägib meile, sest meil on mõlemal väike mõte. Et individuaali ja siis nagu paarid ja sest ma tean, et sa sind räipe, kui tagant utsitada, siis sa jõuad joosta küll. Sa pead selle, kui ma lähen oma esimest Hyroxit tegema, sa pead selle kuradi taga mul jooksma. Vaikselt, ma panen selle koera, selle rihma ümber, vaata. Ja nii kui tempo hakkab aeglaseks minema, oi jah. Nii saab joostud küll. Et see on okei jah, aga noh, mul on vaja ennem ikkagist paar täispika veel teha, 2-3 kindlasti. Jah, see on, aeg on. Aeg on seal kiire asjaga, võib-olla aasta pärast keegi ei teagi, mis asi see kurdi Hyrox on. Jaa, ei teagi. Et las ta läheb suuremaks veel natukene. Aga võib-olla veel nagu tahaks rääkida natuke sellest, et vaata ikkagi on inimesed loobunud mingitest asjadest on ja kuidagi tundnud, et see neid
nende identiteet olnud. Ma olen eriti siin fitnessi maailmas, kes on nagu võistelnud aastaid ja siis astuvad sealt vaata välja, siis on nagu täiesti lost on ja. Kes ma siis nüüd olen, sest et ma panin kõik, mis ma tegin, käis ümber selle ühe augu, vaata. Ja ma näen, et päris paljud inimesed lähevad täpselt samasse teesse tagasi. Nagu noored tüdrukud, kogu elu on fucking fitness ainult. Mitte midagi muud ei ole. Siis mõtlesin küll, et nagu veits on nagu kahju või äkki võikski kes me leiaks kellegi, kes oleks samamoodi fitnessis. Me oleme kutsunud isegi. Me ei ole veel saanud seda jaatavat vastustele inimeselt, kes tegelikult tegeleb väga palju sellise probleemiga teraapia tasemel. Isegi teeb nagu konsultatsioone ja et me proovime. Et kui raske see on? Kui raske see sul saab olema? Praegu ma tunnen, et üle ootuste kerge. Aga seal on põhjused. Et üks ongi, ma arvan, nagu see ma ei ole valmis sellest nii palju rääkima, aga see nii-öelda usu teema, mis on tulnud vaata aktuaalseks ja see, et ma olen kohe vaadanud mingi järgmise suuna poole, järgmise ala poole. Et ma ei ole kaotanud nii-öelda seda sportlase identiteeti, vaid ma lihtsalt vahetan ala. Et ma ei ole nagu see, et ma ei käi enam trennis ja mul on täitsa savi, vaata. Et lihtsalt... No ju, aga tegelikult on ju väga suur asi ikkagi tervis. Jah. Aga ma treenin tüdrukuid ikka fitnessi ka edasi, et see hoiab mind ka veel seal nagu sees on ja... Võib-olla see ongi just nende suhtes võib-olla veits parem. Jah, ma arvan ka. Sa saad fokusseerida. Oma asi on mingi muu asi, tiimi asi on see asi. Sa oled võib-olla selgemalt nagu treeneri rollis on nagu ma arvan, teile pigem tuleb see kasus. Jah, et ma usun ka, et ma olen täna palju parem treener, kui ma olin paar nädalat tagasi, kui ma veel ei teadnud, mis sellest asjast saab on ja, et hääled mu peas tegelikult ütlesid, mis ma pean tegema, aga ma ei olnud veel valmis seda otsust nii-öelda vastu võtma. Aga jah, ühesõnaga. Mõnes mõttes on otsust vastu võetud, anname sulle aega nüüd neid erinevaid komme lakkuda, millist sa suhu pistma hakkad. Ja siis vaatame edasi. Minul hakkab varsti hooaeg pihta. Ja siis hakkab pulli saama? Pulli ei hakka sellepärast saama, et nagu ma pean päris palju asju oma elus veits välja lükkama. Paika loksutama? Jah. Valikuid tegema? Mingid valikuid on vaja teha. Jah, aga seda tegelikult elu meilt nõuabki, et kui sa tahad mingis asjas nagu hea olla, sa pead kuskilt selle midagi arvelt nagu võtma selle vaata. Ei, mul on tegelikult on plaan nagu väga hästi paigas, et ei ole üldse midagi keerulist ja praegu eelhooaeg on ka väga hästi läinud ja tuleb põnev suvi ja sügisalgus. No, mis aasta moto oli? Let's fucking go. Let's fucking go, et kuhu see välja viib? Finišisse. Finišisse kindlasti. Jah. Et jah, päris nagu äge. Järgmised, mina ütlen 2 kuud saavad veel väga põnevad olema. Ja siis hakkab juba kannatamine või? Siis hakkab nagu selles suhtes suht mai algusest kuni oktoobrini on nagu locked in. Ma ei pane endale sinna mitte mingit plaane, mitte midagi. On ainult see, et on töö ja trenn ja magamine ja võib-olla vaase stressimaandus. Ja see peab ikkagi ka olema. Selles mõttes, et oma need õnnehormoonid on ka vaja ju hoida üleval. No see peab olema paigas ja niimoodi mingi poolpiduste kõrdi visiitsuhetega ei saa, et seal peab olema nagu ka selgus.
no jah, ja mõtle, et sul on nagu vene naine, et ta on ikkagi ka päris selline. no tegelikult ei ole. ta on, oota, kuidas ma ükspäev, midagi ma rääkisin temast. situatsiooni nagu nali, vaata. ja siis ma rääkisin ja siis ma ütlesin, et tegelikult on nagu, ta on nagu ülitore inimene. ja siis ma sain vastu siukse küsimuse, et kas ta on nagu venelase kohta tore või ta on nagu tavaline tore, vaata. see neid on päriselt nagu tore inimene. seal on väga hästi ära integreerunud, jah. aga ta ei ole nagu full nagu russ ka, ta on ikkagi estrus. no jaa, aga Estrus. üks päev oli ka, et nagu miks kõik arvavad, nagu tulevad vene keeles rääkima. see näeb palju nagu venelane. ja siis kui jõusaalis tuleb vetsust tagasi, ütles nagu tule resting Russian bitch face on ees. siis pole ime enam. et näost on näha ju slaavi nägu, see on teistmoodi kohe, tunned ära. aga mind ka väga palju arvatakse, ma olen venelane. mul on ka veits russi face või? veits võib-olla. Svetlana. jaa. no veits üle pigutatud huuled. jälle sa hakkad nendest rääkima. et siia-sinna, et see ei ole jah, seda, need tundemärgid on ju olemas, et ma kõik, mis ma olen teinud, ma olen seda teinud südamega. jah. no väga hea, kuule. ma vaatan oma kella ja siis. ja päris mõnus arutelu, natuke sünnast, natuke ainetest. ja vaata siis, kui sa kogu aeg küsid mu käest, millest me teeme, kui ma ütlen sulle vaba kava, siis ongi nii. okei. et mitte ei ole, et sul peab kogu aeg mingisugune raam skript olema, ei olegi skripti meil nagunii ei ole, aga jah. no on liiga lippade-loppade, ei taha ka lasta, et jumal, no ma olen lihtsalt lippade-loppade. ma arvan, et külalistega peaksime ka rohkem tegema nii, et me ei valmista midagi ette, kõik tulebki lippade. me oleme teinud päris palju niimoodi. no jaa, aga tegelikult on jumala head tulnud. no jah. et võime ju alguses natuke midagi lobiseda, vaadata kuhu läheb ja siis viskame kuradi asja püsti. okei, kuulge, aga sõbrad. aitäh, et olete olnud 54, ehk siis täna ongi see nii-öelda aasta täis. järgmine on siis 55, ka päris ilus number ju. 55. jaa. siis me peame tegema 55-minutilise episoodi. jaa. okei, meil tuleb vist külaline. meil tuleb külaline, ma arvan, et meil läheb kauem. tund 55. ärge siis unustage jagada, likeida. Like, share, subscribe. jah, like, share, subscribe ja kui te ei taha seda, siis minge Roisse, tellige enda logoga. päris hea. on küll jah. päris hea teid jah. et ja võib-olla kunagi teeme veebipoe, viskame üles kõik asjad. jah. ja võib-olla kui siin mingid üksikud inimesed nagu tahavad niimoodi laua alt osta, siis võib-olla me saame nagu mingi portsu teha. kui neid tekib veel juurde peale mängu, ütleme 5-6 inimest, siis me võime ühe Laari veel võtta. Praegu otsustasin seda. aga tänaseks kõik, ma lähen tööle. ja aitäh, et jagasid. aitäh sulle. aitäh, et oled ikka teiega. oled ikka meiega ja mõistus on korras niivõrd kuivõrd ja lähme ikka edasi.